Aitäh selle tänase päeva eest. Kõik esinejad, paneelis vaidlejad ja ka need, kes on istunud siin saalis. Kui me seda visioonikonverentsi kavandasime, oli väga selge eesmärk, et nendest õhku visatud mõtetest ja nendest olupildi kirjeldustest me saaksime päeva lõpuks endale kokku koguda need mõtted, mida me peaksime edasi arendama, et Tallinn tulevikus oleks keskkonnateadlikumalt käituv linn organisatsioonina ja need, kes on jälginud meid siin saalis ja Postimehe otseülekande vahendusel, võiksid olla oma tegudes keskkonnateadlikumad ja keskkonnateadlikumalt käituvad tallinlased. Mul on selles mõttes hea meel, et päris keerulises ajakavas ja paljusid teemasid kõrvale jättes me saime siit pildi sellest, millised on täna need kohad, kus me peaksime ehk rohkem pingutama ja süvitsi minema. Mul on natukene kahju sellest, et sellist ulmelist tulevikumaailimise pilti ja selliste hulljulgete mõtete rubriiki jäi meil natukene väheks. Ma oleks eeldanud, et lisaks Marek Strandbergi sellisele hoogsale esinemisele oleks võib-olla selliseid hulljulgeid mõtteid tulnud rohkemgi, aga ma arvan, et eestlastele omase sellise tasasusega me küpseme veel edasi ja tõenäoliselt kohvitassi taga inimestel mõtteid jätkub ja siit arenevad välja mõned sellised olulised teemad, mis peaksid kindlasti realiseeruma. Nüüd, kuidas me edasi läheme? Siin täna konverentsil osalejate hulgas on väga palju neid inimesi, kes reaalselt saavad otsustada, otsuseid mõjutada ja seda nii isiklikul tasandil kui ka Tallinna linnas laiemalt. Linnavolikogu liikmed, linnaosakogude liikmed, ametnikud, kes töötavad välja erinevaid lahenduskäike. Ma usun, et see konverents jätkub oma mõtetega nendes töögruppides, mille me palume nii volikogu keskkonnakomisjonil läbi vaielda kui ka tõenäoliselt minule pähe jäänud mõningate mõtete läbiarutamisest volikogus ja me saame välja pakkuda need lahendused parandamaks täna neid regulatsioone, mis Tallinna linnas on erinevatel tasemetel, on see siis alates erinevate toetuste ja linna kaasrahastuste väljaandmise puhul mingite kindlate kriteeriumite täitmiseks, kuni selleni välja, et me ühe või teise poliitilise otsusega muudame seda linnakeskkonda, kus me elame ja toimetame, olgu see jäätmekäitluse valdkonnas või siis ühistranspordi valdkonnas, olgu see inimeste käitumise suunamine, kas motiveerimise või siis läbi rahakoti ei tahaks küll öelda, et karistamise kaudu, aga pigem sellise mõjutuse kaudu läbi tarbimise maksustamise või teenuse hinna. Nii et ma usun, et siit neid mõtteid kaasa võtta on küll suur tänu teile osalemast. Tuleb tunnistada, et 15. visioonikonverentsile osales läbi selle ajaloo kõige rohkem huvilisi, mis tähendab seda, et keskkonnateemad on Tallinnale ja tallinlastele hästi olulised ja ma kutsun teid veel kord siit koju minnes viskama pilku peale nendele toredatele piltidele, mis kaunistavad seda väljaliikumise teed ja all garderoobi juures on. Need on paremad pildid sellest võistlusest, mille me mõni aeg tagasi linnavolikogu poolt välja kuulutasime. Need on kooliõpilaste fotod teemal loodusmatk Tallinna linnas. See on selline huvitav pealkiri, mis näitab ära selle, et me oleme
ja elame küll linnas, aga siin on väga selgelt kohti, kuhu ka loodusmatkale minna, ilma et sa peaksid meie linna administratiivpiiridest välja sõitma. Nii et suur tänu nendele koolilastele, kes märkavad looduskeskkonda meie ümber. Julgustan poliitikuid ja ametnikke tegema tulevikku vaatavaid otsuseid ja suur tänu kõigile osalemast ja olemast homme keskkonnateadlikum ja parem tallinlane, kui me olime eile või täna. Aitäh!